Turvavarustus ei paku lapsele kaitset, kui see ei ole turvavöö või Isofix kinnitusega sõiduki istme külge kinnitatud või on kinnitatud liiga lõdvalt. Lapse turvaseade peab olema sõidukis kinnitatud ka siis, kui parajasti last ei sõidutata. Sageli võetakse laps turvaseadmest välja, kuid jäetakse turvaseade lahtiselt autoistmele. Sellisel juhul on see turvaseade auto salongis lahtine ese ning ohustab liiklusavariis kõiki sõidukis viibijaid. Sama ohtlik on autos turvavööga kinnitamata sõitja, sest kokkupõrke korral vigastab ta teisi sõidukis olijaid. Lahtised esemed on sõidukis kõik kinnitamata asjad, näiteks poekott, telefon, veepudel ja ka koduloom. Järsul pidurdamisel või kokkupõrkel aeglustuvad kinnitatud sõitjad ja esemed koos autoga, kuid lahtised esemed ja sõitjad lendavad suure jõuga salongis edasi. Ka väikesel kiirusel toimunud kokkupõrkes on lahtised asjad autos viibijatele ohtlikud. Kui laps vajab pikematel sõitudel tegevust, siis võtke autosse ainult mõni kerge ja ümarate nurkadega mänguasi. Turvaseadme sõidukisse paigaldamisel tuleb järgida tootja juhendit. Õige turvaseadme kinnitamist tuleb vaadata turvaseadme ja auto kasutusjuhendist. Igal turvaseadmel on peal piktogramm selle korrektse sõidukisse paigaldamise kohta. Kui turvaseadmel on mitu paigaldamise asendit, siis on kirjeldatud kõik viisid. Turvarihma paigaldamist seljaga sõidusuunas tähistatakse sinise värviga ning näoga sõidusuunas kinnitamist punase värviga. Turvaseadet sõiduki turvavööga kinnitades tuleb veenduda, et kõik rihmad on pingul ning tugijalg on kontaktis sõiduki põrandaga. Last hoidvad rihmad peavad olema kohandatud vastavalt lapse suurusele. Ükski turvarihm ei tohi olla keerdus või lõdvalt. Isofix süsteem võetigi kasutusele seetõttu, et lapse turvaseadme kinnitamisel turvavöö abil tehti palju vigu. Alates 2007. aastast on Isofix kinnitused kõigis Euroopas toodetavates autodes. Sellise kinnitusega on olemas nii turvahälle kui ka turvaistmeid. Isofix süsteemi abil on võimalik lapse turvaseade kinnitada istme külge lihtsamalt ning mugavamalt. Istmete pöörlemise vältimiseks tuleb kasutada kas tugijalga või ülemist ankrut. Isofix kinnitusega turvahälli alus on tugevalt autoistmel kinni ning turvahälli saab spetsiaalsete kinnituste abil sinna peale asetada. Imikuid ja väikelapsi ei ole turvaline sõidutada sõiduki esiistmel, sest liiklusavariis võib midagi esiklaasist sisse lennata ning lapse elu ohtu seada. Soovitame transportida last esiistmel vaid siis, kui see on hädavajalik. Kõige ohutum on last sõidutada sõiduki tagaistmel keskmisel istekohal, sest see jääb võimalikult kaugele küljelt tulevast kokkupõrkest. Ka laupkokkupõrke korral väheneb risk eespingi seljatoelt saadavateks vigastusteks. Kõikides autodes ei ole taga keskmisel istekohal Isofix kinnitusi, siis tuleb eelistada tagumist äärmist kohta. Kui siiski sõidutate last seljaga sõidusuunas turvaseadmes esiistmel, tuleb esiturvapadi kindlasti välja lülitada. Samas tuleb arvestada sellega, et tehnika võib alati alt vedada ning turvapadja väljalülitamine ei taga veel ohutust. Sõiduki elektririkke korral võib turvapadja alati avaneda ning seeläbi tekitada esiistmel seljaga sõidusuunas turvaseadmes olevale lapsele surmavaid vigastusi. Näoga sõidusuunas turvaistme puhul ei ole vaja esiturvapatja välja lülitada, kuid sellisel juhul tuleb kindlasti lükata auto iste maksimaalselt tagumisse asendisse. Oluline on jälgida, kuidas oma lapse turvaseadmesse kinnitad. Laps peab olema turvahälli või istmesse kinnitatud nii, et turvarihmad asetsevad tihedalt vastu tema keha. Turvarihmade kõrgus vastab tema kasvule ning pea paikneb peatugede vahel. Kui on tugevad ja väljaulatuvad peatoed, ei tohi need paikneda päris õlgade vastas ning kindlasti ei tohi need jääda lapse peast liiga kõrgele. Parima kaitse tagab peatugi siis, kui lapse pea on täpselt peatugede vahel ning lapse õlgade ja peatugede vahele jääb veidi ruumi. Kui laps kasvab, tuleb vastavalt tema pikkusele tõsta turvaistme rihmade kõrgust ning pea- ja õlatugesid. Turvarihmad ei tohi jääda liiga madalale õlgade taha ning ei tohi olla ka liiga kõrgel.
turvarihmad peavad olema pingutatud tihedalt vastu lapse keha nii, et turvarihmade ja lapse rinna vahele jääb vaid 1 sõrmejagu vaba ruumi. Mida tihedamalt on turvarihmad vastu lapse keha, seda suurema kaitse tagab see avarii olukorras. Liiga lõtvadest turvarihmadest võib laps märkamatult sõidu ajal käed välja ajada ja liiklusavarii korral välja lennata. Ka ei tohi turvarihmade sees olla ühtegi keerdu. Uuringud näitavad, et turvavarustuse valesti kasutamise korral võivad lapsed saada raskeid ja eluohtlikke vigastusi. Kui lapsel on seljas paksud talveriideid, ei saa talle turvaistme rihmasid või löögipatja korrektselt paigaldada, sest rihmad või löögipadi jäävad lapse kehast eemale. Kui paksud riided on turvavöö ja lapse keha vahel, vähendab see märgatavalt turvalisust. Näiteks võib laps lõtvade rihmade vahelt välja lennata. Turvalisem on paksemad ülerõivad autosõidu ajaks seljast ära võtta, pingutada turvarihmad vastu lapse keha ning seejärel kattada vajadusel sooja tekiga. Kui ülerõivaid siiski pole võimalik ära võtta, tuleb need eest lahti teha ning turvarihmade ja lapse vahelt välja tõmmata. Me ei tea kunagi, millal võime liiklusõnnetusse sattuda. Kui teaksime, siis jääksime ju selleks päevaks hoopis koju. Seetõttu peamegi autosõidul olema valmis igasugusteks ootamatusteks ning kaitsma ennast ja last kõikide selleks ette nähtud vahenditega.